HTML dokumendi päisesse element head pannakse teised elemendid, mida veebilehe vaataja reeglina otseselt ei näe. Nende abil määratakse siiski mitmeid veebilehe väljanägemist määravaid parameetreid, nagu veebilehe pealkiri, tekstikodeering, stiilid, skriptid ja muud. Esmalt paneme paika veebilehe pealkirja ja selleks lisame siia märgendi title ehk pealkiri ja kirjutame siia veebilehe pealkirja. Veebilehe pealkiri. Salvestan. Seesama fail on mul avatud paremal pool brauseris, uuendan ja see pealkiri kasutajale siin veebilehe sisu osas nähtav ei ole, küll aga ilmub ta siia vahelehe kaardi peale ja kui kasutaja näiteks lisab selle meie veebilehe endale lemmikute hulka, siis samamoodi salvestatakse ta sinna selle title väärtuse põhjal. Järgmisena võiksime näiteks veebilehele lisada kujunduse ja selleks kirjutame siia head elemendi sisse style ehk stiil. Style ja viitame näiteks body elemendile ja ütleme, et meie veebilehe taust on roosat värvi. Background, color, koolon ja pink. Salvestan, uuendan ja nüüd on meie veebileht roosat värvi. Päiselemendi sees saame veebilehega siduda ka väliseid ressursse, kasutades elementi link. Tegemist on tühja elemendiga, ehk tal puudub lõpumärgend. Link elemente võib veebilehe päises olla ka mitu. Elemendiga koos saab kasutada atribuute nagu rel ehk relation, href ehk hypertext reference ja media, mis määrab ära, et millise seadmega kuvamiseks antud ressurss on mõeldud. Lisame ühe link elemendi. Ja me võiksime selle dokumendiga linkida stiililehe, seega kirjutame relation, võrdub, jutumärgid ja siia style sheet, ehk tegu on stiililehega. Ja href ehk reference, kus see stiilileht asub ja mis on selle stiililehe nimi, oletame, et ta asub kaustas stiil, kaldkriips ja faili nimi on stiilileht.css. Lisaks stiililehele võiksime meie veebilehele sisse tuua ka meie veebilehte tähistava sellise väikese pildikese, ehk inglise keeles favorites icon või fav icon. Ja see ikooni kuvatakse samamoodi siin pealkirja kõrval, kus praegu on selline tühja lehe ikoon. Ehk ma lisan siia päisesse ühe link elemendi veel, link, rel, relation, tegu on rel, võrdub, jutumärgid, tegu on ikooniga, icon ja kus see fail asub. Ma ütlen, et see fail võiks asuda kaustas pildid ja ikooni nimi on banaan.jpg. Ja kui me kasuta faili, mille laiend oleks ICO ehk ICO, peame me ka määrama ära, mis on selle faili formaat. Selle jaoks kasutame atribuuti type, võrdub ja tegu on formaadiga image, kaldkriips, jpg. Sulgen elemendi, salvestan, uuendan ja nüüd on meie veebilehe ikooniks selline banaani pilt.